Tere tulemast Vanapaugu põrgukööki sellel nädalal juba teist korda. See on ennekuulmatu. Ma ei tea, mul mõned tuttavad on juba soovitanud hakata blogi pidama. Nii kõva mees ma nüüd ka ei ole, et ma siin iga nädal paar saadet teen või mis saade see on, ma ei teagi, mis see on. See on ikka rohkem meelelahutus. Ja mõtlesin, et vanasti Sovjeti ajal oli tänu lihapuudusele Nõukogude Liidus oli 4 päev kalapäev, kui inimesi sunniti sööklates kala sööma, ka neid, kes kala ei armastanud, siis valik neil lihtsalt puudus, kas oled ilma lõunata või sööd siis kala, mida antakse. Teinekord oli see sõna otses mõttes sööklasse minnes juba seal koridoris või trepi peal oli juba see kalahais oli üpris lämmatav, et ei tea, mis kalasid nad seal keetsid või praadisid. Teinekord oli ka hea, aga üldiselt oli ikkagi, see oli nagu sundseis. Täna on Vanapaugul ka kalapäev. Vaatamata sellele, et ühe saate ma tegin Vahemere kalast, mis oli väga sügav ja õpetlik ja et seekord siis võtame sellise asja ette, see on nagu lõhe. Ta on mul siin natukene tilliga, pool tundi on seisnud. Siia ma teen peale marinaadi ja siis ta läheb pärast, marineerib veerand tundi, siis ta läheb ahjupaberi peale, küpsetuspaberi peale ahju ja ahjus on ta 20 minutit, 25 minutit, selline, et saab selline krõbedik ja külmakastme lihtsalt kõrvale. Kellel on kartulit, keedab kartulit, kellel ei ole kartulit, siis sööge riisi. Kuigi riisi söömine on kah selline üpris ohtlik ettevõtmine. Muide, kas te teate, mille pärast hiinlastel on silmad sellised pilukil, niimoodi pilusilmad? Aga sellepärast, et nad juba lapsest saadik söövad riisi ja nad kõik põevad kroonilist kõhukinnisust ja sellest mõjub, see hakkab mõjuma juba väiksest peale ja tulemus on üle maailma näha. Ühesõnaga, hakkame tegema praegu marinaadi. Selleks on mul siin üks anu. Võtan ühe lusika. Enseks panen siia, kuna mina vett ei armasta, siis mesilastega mul omad suhted, siis ma panen siia ühe dessertlusikatäie vahtra siirupit. See on kah minu jaoks nagu mesi. Siis läheb soojakastet, aga soojakastet läheb 3 supilusikatäit. Supilusikas on mul Eestis toodud, see on puha Eesti aegne roostetamata teras, kuidas karastus teras. Seda paneme kohe siia 3. 1, 2 ja 3. Hästi pandud. Siis mulle meeldib selline asi nagu on, ikkagi ma ei saa ümber ega üle. See on veel plommi all. See vedel tšilli. Minu arvates see sobib nii paljudesse kohtadesse, seda paneme ka ühe dessertlusikatäie. Ja siis on poole sidruni mahl. See on värske sidrun, kohe oma aiast korjatud. Ja sinna jäi puu külge veel 2 tükki. Ja selle pigistame siis siia sisse. Et niimoodi tema tuleb. Mul on palju jõudu. Okidoki. All right. Selle blogi pidamisega, sellega on selline lugu,
et noh, ma ei ole mingi Gordon Ramsay, kes teeb siin paar saadet päevas ja ma ei tea, kui palju neid kuus ja aastas. Et noh, lihtsalt see ei ole minu ampluaa. Mulle meeldib kokata ja sellised erinevaid võimalusi niimoodi katsetada maitseaineid, mängida maitseainetega ja igasuguste muude ainetega. Et see ei ole minu elukutse. Nüüd me võtame siit siis siukse lugu on. Natukene siia, hops, ja peale. Sa näed, kuidas ma panen. Vaata, ma panen lusika. Ma ei vala siit kausist, ma panen lusika. Nii. Tuli pandud. Ja see kala marineerib hästi ruttu. No, 15 minutit maksimum. Kuigi te võite ka 5 minuti pärast juvada ahju panna, kui te soovite, kui tal on ikka nii kõva nälg, siis on võimalik ka nii kiiresti teha. Nüüd ma teen seda, ühesõnaga kala kõrvale seda kastet, see on külm kaste, see ei ole kuum kaste. Selleks võtan ikkagi jälle küüslaugu, aga nüüd ma teen küüslaugu pastat. Ma ei pane seda, ei haki seda küüslaugu, ma proovin ta nii laiaks litsuda siin selle peal, nagu vääriks nagu võidleiva peale. Siis see läheb meil sinna sisse. Paned tähele, kuidas nii? Ja siis vasakule. Ja siit tuleb see tulemus. See on selline. Ja selle paneme siis siia sisse. Tahan kätt kokku ajada. Siin on nüüd siis hapukoor, majonees ja till on siin sees. Nii. Siis läheb siia veel murulauk. Ja lõpus on üks üllatusmoment veel, mis siia läheb. Noh, mis ta nüüd nii väga üllatus on. Aga muidugi mulle meeldib inimesi üllatada ja šokeerida. Seda mul oli koolis probleemid sellega. Ma šokeerisin õpetajaid ja koolidirektorit ja koolikoristajat. Ma šokeerisin kõiki. Et vanematel ei olnud näiteks koolitee, neil oli koolitee sama selge kui minul. Mitte just iga nädal, aga päris tihti käisid nad rääkimas, miks ma käitun just nii ja mitte teisiti. Nii, okidoki, see on olemas. Selle segame siia sisse. Ja vaata, nüüd ma toon selle salajase ingrediendi. See on mädarõigas. Mädarõigast paneme siia see lusikatäie. Kas sa julged proovida seda? Sa võid proovida. Nii. Selle segame ka siia sisse. Korras. Minu käest on üks tuttav küsinud mitmeid kordi, et miks ma mingeid taimetoitu ei valmista. Noh, ma ei taha kedagi solvata, aga minu arvates on see organismi vägistamine. Noh, see on minu arvamus. Et ikkagi mingisugune lihakild või midagi peab ikkagi olema
noh, paljast kapsast võid ju ka süüa, et mul tuli kapsaga üks lugu praegu meelde. Ühes Eesti väikelinnas oli juurvilja ja puuvilja pood ja seal oli selline olukord tekkis, et üks vanem härrasmees tahtis osta poolt kapsast. Aga kuna müüja oli selline noor poiss ja alles tööle võetud ja ta ei julgenud seda poolt nagu müüa, et ei, me müüme ikkagi terve, et valige endale väiksem pea ja härra ütleb, et ei, ma olen üksik pensionär, vana inimene, et ma ei söö seda lihtsalt ära, et seda isegi väikest pead on mulle palju poolt. Ja siis ütleb see müüja, et ma küsin omaniku käest. See läks omaniku kabinetti, aga ta ei pannud tähele, et see härra tuli nagu tema silla taga tal järgi. Ja see teeb omaniku kabineti office'i ukse lahti ja ütleb, et mingi vana peer tahab poolt kapsast osta. Et ei saa ju talle poolt müüa, et kus me selle teise poole paneme. Ja siis see omanik annab nagu silmadega märku, et vaata selle taha. Ja siis see müüja vaatas selle taha, nägi seda vanemat härrat ja ütles selle peale siis kõva äärega omanikule. Aga see härra siin on nõus selle teise poole ära ostma. Müüsid siis pool kapsapead sellele härrale. Härra läheb minema ja omanik kutsub siis selle müüja oma kabinetti, ütleb, et väga osavalt keerutasid välja, et kust sa pärit oled? Ma olen Narvast pärit. Narvast. Aga miks sa Narvast ära tulid? Seal Narvas, seal ei ole muu kui litsid ja hokimängijad. Jah? Mul on naine ka Narvast pärit. Müüja ütleb selle peale, et ära sa märgi, tõsi ka või? Ja missuguses naiskonnas tema mängis? Selline lugu on kapsaga ja kapsa söömisega. Ühesõnaga, siin ei ole nüüd muud midagi. Võtate ahjuplaadi, küpsetuspaberi, ahju panete sooja 200 kraadi peale, küpsetuspaberile panete selle salmoni, tähendab lõhe ja küpsetate 30 minutit, 25-30. See oleneb, kui suured tükid teil on. Mul on 4 väiksemat tükki, noh, need on ka ribitükid sellised. Ja siis kuuma kartuliga ja selle külma kastmega parimad soovid teile laupäevaks ja nautige rahvusvahelist kalapäeva. Kõige paremat.